välja, seda üle väga hea meel. Nii et las nüüd need, kes tegelikult tegijad on, saavad enamuse ajast rääkida. Aitäh! Aitäh ja ütlen vahele ka, et meie tänane kohtumine salvestatakse. Praegu YouTube lisast. Et meie tänane kohtumine salvestatakse ja ilmub eraldi linkina, et mis me saame edaspidi ka jagada ja kõik materjalid, mis me täna näitame selle pressikonverentsi jooksul, siis need saab ka kätte ajakirjanikud ja küsin ka ette, ütleme ajakirjanikele, et kui kellelgi on vaja täpsustavad tõlgendus tõlge vene keelde, palun andke teada, me oleme selleks ka valmis. Aga siis annan sõna Sirlele. Jaa, aitäh. Head ajakirjanikud, külalised, partnerid. Mul on suur rõõm ja au siin täna tutvustada ESTO päevi, mis jõuavad Stockholmis siia Narva ja Narva jõesuusse 28. ja 29. juunil ja siis enne Tallinna tagasi siirdumist jõuame ka 30. juunil Sillamäele, et see jääb sinna tee peale. Et tahaks jõuda tegelikult veel rohkematesse Ida-Virumaa linnadesse, aga kahjuks ajapuudusel me rohkem ei jõua. Aga vaataks, mul on ka ette valmistatud mõned slaidid, et esitame järgmise. ESTO on rohkem kui festival, et see on tegelikult Eesti rahva lugu. Ja me tahame rääkida seda lugu ka siin Narvas, et kuidas kodumaalt põgenema sunnitud eestlased võitlesid välismaal võõrsil, et selleks, et jääda alles rahvusgrupina. Sellisel ajal teatavasti pärast teist maailmasõda 1944, mida siin põgeneti, et kuidas säilitada ikkagi oma keel, kultuur, identiteet ja tol ajal oli väga oluline ju Eesti iseseisvuse taastamine. Ja relvadeks selles võitluses ei olnud mitte relvad ise, vaid selleks relvaks oli laul, muusika, pärimuskultuur, kunst, kirjandus ja mis kõige tähtsam, koostöötahe. Just nüüd tuligi see slaid, kus on kirjas kõik need ESTO-de toimumiskohad. Aga teatavasti see Eesti laulu- ja tantsupidude traditsiooni see säilitamine algas palju varem kui 72, sest juba 44, kui oldi põgenikelaagrites Rootsis, Saksamaal. Ja siis loodi Eesti majad, loodi Eesti skaudilaagrid, laste suvekodud, sellised Eesti kultuurisaare võõrsil. Aga siis tunti, see oli ju aeg, kui teatavasti tunti, et mitmekeelsus võib olla lastele kahjulik. Ja lapsevanemad soodustasid assimileerumist, et kõik peaksid rääkima ainult selle asukoha maakeelt. Ja siis just sel hetkel tunti, et meil on vaja ülemaailmselt suuremat koostööd ja niimoodi sündiski siis ESTO 1972 Torontos. Ja nagu te näete, siis sellel on olnud väga pikk jada ja see on väga tugev traditsioon. Aga alati on olnud selliseks ühiseks nagu jõujooneks on just see eestlaste laul. Ja nii on ka nüüd sellel korral. Võtame järgmise pildi. Nüüd ta jõuabki 2025 ju siis Narva ja see on meie silmis linn, kus kohtuvad eestlus, mitmekeelsus ja kultuuriline mitmekesisus. Ja see, et me siia tuleme, siis me tahame inspireerida
siinseid inimesi ja luua uusi sidemeid ja muidugi toetada Narva ja kõikide teiste siinset kogu selle piirkonna arengut meie kontaktvõrguga. Ja, lähme edasi. Ja me tuleme siia otse Stockholmist, kahjuks küll mitte Sillamäele, nii nagu me alguses mõtlesime, aga me tuleme Tallinnast siia Narva ja nagu te näete, siis me pärast läheme Tallinnasse ja siis tuleb kohe laulu ja tantsupidu otsa. Aga võtame veel järgmise slaidi. Ja see ongi see Narva Hermanni kiirus on nagu selle keskpunkt sellel Estoril Narvas. Ja kõige esimeseks sündmuseks on meil noortekongress. See on jällegi üks selline traditsioon, mida on hoitud ja sel korral oleme valinud teemaks mitmekeelsus avab uksed. Ja seda me peame Narva kolledžis. Ja rõõm oli kuulda, et siin aprillis avatakse ka Tartu Ülikooli juures eraldi mitmekeelsuse selline keskus Tartus, mitte siin. Aga igal juhul, et mitmekeelsus on üks väga oluline teema. Sest me saame aru, et see eesti keele oskus ja kasutamine on siin piirkonnas suur väljakutse, aga samas on see suur väljakutse ka kõikide eestlaste peredes, kes elavad välismaal. Ja me tahamegi rääkida just sellest mitmikidentiteedist, et kas sa saad olla lisaks sellele, et sa oled eestlane, sa saad olla vabalt ka venelane, sa saad olla sakslane, ameeriklane ja nii edasi. Ja rääkida sellest, milliseid võimalusi loob mitmekeelsus ja kuidas see mitmekeelsus avab uksi nii tööturul, aga ka inimeste südametes. Kuna Narva on, ja mitte näinud seda kolledži piltise, et kuna Narva on Soome õpikultuuripealinn, siis see annab neile võimaluse tuua fookusesse rahvaste kultuuripärand. Keeled, laulud, tantsud, traditsioonid. Nii et see laulu, Esto laul, kui me läheme ükskord tagasi, kus on see kava. Vaimust ja ma olen hea vaimust. Ja siis pärast ma palun siis Dmitri räägib Narva linnapäevadest lähemalt, aga ma enne nimetan teile see Esto laul, mis toimub siis 29. juulil järgmisel päeval, on siis võib-olla kõige suurem ja võimsam üritus, sest siia tuleb see päris laulupeo tuli. Ja ka see on otsustatud, et see saabub siia 15.30 Tallinna sadamasse ja et ta jõuab ilusasti meil siia sellesse linnuse Läänehoovi, mis saab olema selleks suureks keskuseks 16.40. Ja me ongi siin minu kõrval istub ka Julia, kes on väga suure kogemusega selline suurürituste korraldaja. Nii et just tema kogemuse abiga me püüame saada sellest Esto laulust ühe sellise võimsa ürituse. Nii et just see Esto laul on see keskne moment seal, et see ühendabki neid eestlasi siin Eestis ja maailmas. Me laulame üheskoos neid vanu laule, mis siit kaasa 1944 ja mida ei lubatud siin laulda, aga neid lauldi seal vabaduses. Ja lisaks neid uuemaid laule ja ka neid, mis on nüüd kirjutatud siis eestlastele välismaal, näiteks nagu Olav Ehala ja Leelo Tundre laul Eesti mu südame sündma. Me ootame koori umbes 400 lauljat ja muusikut. Meil tuleb seal suur orkester, mis on EMTA sümfonietta ja lisaks on kaasatud ka Ida-Virumaa
lauljad. Ja võib-olla kõige erilisemateks külalisteks on muidugi võitlased Austraaliast, kes on juba oma hotellid broneerinud ja reisid korraldanud ja kõige suurem välisvoor tuleb San Franciscost ja Seattle'ist ja nemad tulevad lausa 35 liikmega, kes tulevad nii Stockholmi, siia kui ka lähevad laulupeole. Ja teistest maadest on loomulikult esinejad ka, aga nemad just võib-olla kõige erilisemad. Lisaks võiks nimetada, et me toome ka selle traditsiooni esile kontsept jumalateenistus Aleksandri kirikus. Et just kiriklik osa on olnud läbi ajaloo eestlastele väga tähtis. Nii et seal loodetavasti me saame esitada Kirillus Requiemi, mida me saame pühendada kõikidele neile, kes on hoidnud ala seda traditsiooni. Ja see lõpeb siis rahvapeoga siin Linnuse Läänehoovis ja esimesel õhtul te näete seal programmis on muidugi teater ja salakõrts. Ja salakõrts ei ole midagi nii salajast, aga see on üks selline väga tore kaubamärk, mida kõik estolised teavad. Et see on see koht, kus saadakse oma sõpradega kokku. Enne kui ma annan sõna Dmitrile, siis ma nimetaksin siis seda 30. juunit, võtame järgmise slaidi, kui me hakkame siit edasi liikuma, siis me soovime teha ühe sellise suvise võrgustumissündmuse ettevõtlikele inimestele, et rääkida neile võimalustest Ida-Virumaal. Loomulikult sinna kuulub julgeolek, eriti tänases päevas, kus seda see on küsimus number 1, kuidas teil Narvas ikkagi lood on. Ja meie vastame siin, et meie arvates on Narva üks kõige turvalisem linn. Ja me räägime siinsest arengust, tööst, ärist ja turismist, ehk siis ka selle võtmega, et me tahame kõnetada neid eestlasi välismaal, et nad teaksid, mis siin toimub ja millised töö- ja ärivõimalused siin on, et nad saaksid tulla. Ja lõpetuseks ma ütleksin omalt poolt veel noorteprogramm on eraldi. Seal on ekskursioonid, muidugi siin on ju väga palju, mida me soovime pakkuda inimestele, kui nad juba siia satuvad, et me tahame rääkida Rootsi-aegsest Narvast ja näidata Kreenholmi ja Sinimägesid ja Sillamäe Itaklubi loodud düstoopiat ja me jõuame tegelikult ka Toilasse. Ja siin on meie noordelegaatide programm ja siin on ka otsene üleskutse siinsetele noortele, et meil on veel vabu kohti, et 50 noort üle maailma kandideerivad noordelegaatideks vanusest 18–25 ja me oleme reserveerinud 15 kohta Ida-Virumaa noortele, kes saaksid tulla, olla selles ESTO programmis kaasas Stockholm, Narva, Tallinn. Et see on meie kodulehekülje peal, saab kandideerida sellesse programmi. Ainukeseks nõudeks on see, et sa pead eesti keelt valdama niimoodi, et sa saad aru ja sa suudad nagu elementaarsel tasemel suhelda. Aga nüüd ma annaksin sõna siis Dmitrile, et see teine pool sellest suurest uudisest, et ESTO tuleb, aga et me teeme seda koos Narva linnaga. Ma palun vabandust, ma enne küsin, et kas Sirle on mingid küsimusi, mis ta saab kohe peale. Aga kas presentatsiooniga on kõik? Jah. Aitäh, Dmitri. Tere kõigile ja ma olen väga tänulik tegelikult Sirle ja kõikidele partneritele, et sellel aastal meil on unikaalne võimalus pakkuda kõikidele sõdajatele väga uudusliku programmi ja siis mitte kunagi varem Narva peavad ei olnud selliseid, nagu nad tulevad sellel aastal ja ma usun ka edaspidi. Meil on väga raske siis midagi sellest nagu koduda, kuna sel aastal meie juht, ESTO ja Narva hindejuhtsi juht kõik on koos ja me teeme üldist programmi, mille eesmärk on
tõesti oleks suunatud kõikidele ja siis sõltumata sellest, kas inimene on tulnud Narva, Austraaliast, Ameerika Ühendriikidest või Sillamäe või Narva Jeesust, siis see peab olema väga rahvusvaheline ja siis et kõik oleksid sellega väga rõõmsad. Tegelikult nii nagu te olete juba näinud, et meil selline rongkäigus, siis aga me sel aastal ootame, et selles rongkäigus võtab osa mitte ainult Narva elanikkond, Narva asutused, vaid ka Eesti inimesed kogu maailmast, Narva ja siis Narva jõus sportlased ja kõik teised. Siis kui me räägime sellest, et mis toob sellel aastal Narva päevade pidu rahvale, siis tegelikult Narva inimestes 2 päeva jooksul toimuvad väga erinevad kontserdid siis ja praktiliselt terve päeva jooksul saab nautida mitte ainult muusikaid, vaid lihtsalt seda meeleolu, mis toob kaasa Esto 2025 ja loomulikult me veel ükskõikime seda programmi, kuigi ilmaarvus on praktiliselt juba lõpu sildi, aga põhimõtteliselt ma ka hea meelega ootan seda, et see programm meeldib kõikidele ja siis eelmine teistest aastast. Linnavõtalik on küsimus nüüd küsida. Et ma ei saa aru, kuidas kohe rongkäik toimub, et kas minnakse siit Raekoja kaitseliinusesse siit ülevalt kaudu või kaudu, jõe ääres või läbi linna? Nüüd on see, et ma alustan siin, siis ja me lähme sinna Puškini tänavale, siis kestes lähme linnusse. Aga tegelikult millest sellisest ei ole läinud, meil on 28. see rongkäik. Algus kell 6, kell 7, siis praegu seda šutime, aga järgmisel päeval meil on siis nagu, ma ei tea, kas üldsus või siis nagu võib seda nimetada mitte rongkäigus, vaid tuleb nagu selle ütles, et laulu ei kuuli. See tuleb saamasse, lülitada seda vastu ja siis väga ilusa autoga ja siis tuli masina autoga koos muusikutega, siis sõidab mööda linna ja ka Meil on teist väga palju keskjuhtus, aga see on üks teist. Ja siis see on toimub järgmisel päeval ja ka see, kui kõik sujub, kuna tegelikult see on päris keeruline, aga kõik teostatav, siis kui siin tuleb saamasse, siis peale seda head ei tee, siis kõik jäävad seda kuud ja saavad nautida seal. Ja sellepärast, et see rongkäik on linna sinnapäevadel suur asi aluste ja sellepärast on oluline, et see oleks silulik ja ilus ja kõigile jõudnud. Ja, aga see ei ole ka seisnud sellest, et selle aastal Narva päeva toimuvad natuke need toimuvad 28-29 juuni. See ei tähendab seda, et kogu see ilmutud juba möödas, aga meil on ka see kokkulepe olemas, et selle rongkäigu eesotsas käib meie Narva muusikakooli puhkiliorkester. Siis see on ilus ja tundub. Ja väga ilus ja väga. Sinna tuleb kõikidel maade lipud, kes on siis esindatud. Tuleb rahvusvahelised asutused, inimesed, ma ei tea, külalised Austraaliast, igal pool, kes tuleb Narva linna. Ja suur tänu, Dmitri, aga kas on küsimusi Dmitrile? Et kui küsimusi ei ole, siis hea meelega annan sõna Narva jooksu korraldajale ja siis kohe on valmis ka teie presentatsioon, üks hetk. Tere päevast! Mati Kivi, Narva linna jooksu korraldaja ja meil on sel aastal ütlema hea meel, et meil on Narvas samaaegselt nii palju rahvast, nii palju üritusi, et mina julgen küll prognoosida, et Narva linna jooksu tuleb sel aastal rekordiliselt osalikeskonnaga ja rekordiliselt saab olema ilmselt ka välismaalasi, mis siis et nad on Eesti juurtega, aga neid võib kutsuda nagu välismaalasi, kes ikkagi ka. Nii et seltskond tuleb väga kirju ja 28-29 juuni Eesti kõige kirdepoolsem suurim jooks toimub siis Narvas ja tõesti esmakordselt siis ka sellisel ajal, et südasuvel, kus ööd on valged ja inimesed on ööpäev ringi aktiivsed. Et Narva linna jooks on siis Narva energiajooksu järeltulija, mis sai algus aastal 2011 ja mida me koos Narva linnaga ühiselt oleme juba 15 aastat ajanud ja sel aastal on siis Narva linna jooks projekti Terve Narva liidult üks olulisem sündmus ja siis on ühtlasi mainin ära ka, et see projekt siis on rahastatud Euroopa Liidu poolt õiglase ülemineku fondi kaudu, millest on
on siis ka suur abi olnud, et Narva jooksis sooviks jätkuda. Aga ma panen natuke ära, et siin järgmiste slaidide peal tuleb ka ülevaatlik asi. Programm on siis laupäev, pühapäev, esmakordselt kahepäevaline. Laupäevasel päeval on esimest korda Narva linnajooksu ajaloos üldse, kui Narvas joostakse miilijooks, ametlikult 1609 meetrit miilijooksu pikkus. Kõik on oodatud osalema, nii tippjooksjad kui harrastajad, toimub Äkkekülas spordikeskus, kõik harrastajad kui eneseproovile panejad saavad sellest osa võtta ja pühapäevane päev kulmineerub siis sellise traditsioonilise rahvajooksuga, algab siis hommikul kell 10 ajal juba lastejooksudega Joaru saarel, edasi siis kell 11 5 kilomeetri jooks käimine ja tund aega hiljem 12 10 kilomeetrit distants samamoodi ja ootab arvukalt osalema. Järgmised slaidid on konkreetsemalt lahti toodud siis nende distantside sellised prognoosid ja kirjeldused, ehk siis laupäevasel päevasel miilijooksule ei oskagi prognoosida, palju inimesi tuleb, äkki tuleb 500 tükki kokku, kes proovivad joosta selle miilijooksu 1609 meetrit läbi ja mainin ära, et ma kindlasti prognoosin, et Narvas sünnib 28. juunil uus miilijooksu Eesti rekord. Sellepärast miilijooksu arvestuses peetakse rekordarvestust nüüd ka tänavajooksude kategoorias. Muidu on miilijooksu rekordid fikseeritud staadionil, aga nüüd on ka teine kategooria, siis tänavajooksusel. See on rahvusvahelise kergejõustiku poolt sätestatud paar aastat tagasi ja miilijooksu staadioni väline Eesti rekord on suhteliselt madal, nii et ma olen kindel, et nii 5-6 jooksjat nii meeste seas kui naiste seas on võimelised selle ületama ja ma annan ennast parimat, et kõik oleks rahvas rivist, nii et lisaks harrastajatele ja tipud saaksid sigata. Aga päev hiljem siis on 10-5 kilomeetrit ja trass kulgeb väga maalilisel Narva keskkonnas, läbides nii Jõeäärset promenaadi kui osaliselt ka Kreenholmi linnaosa, muidugi igapäevaselt on suletud. Ja kes teab, ajakirjanikud on ka kursis, et Narva linna jooksul on aastaid juba peetud ja saanud osaleda just selle linna keskkonna või sellise väga mitmekülgse trassi osas hästi palju kiita ja loodame, et see jätkub ka nüüd. Ja mõistagi ka lapsi ootame arvukalt osalema Joaru saarel, sest need lastejooksud toimuvad ja kuni 12-aastaste lasteni on võimalik lastejooksudest osa võtta, aga kõiki lapsi võib rahulikult koos vanematega meeldida ka miilijooksule ja siin on toodud siis ära, keda üleüldse Narva linna jooksul ootame, et loomulikult eelkõige on olulisim sihtgrupp Ida-Virumaa inimesed ja Narva inimesed, kus võib-olla selline liikumisharrastuse populaarsus ei ole kõige kõrgem. Tegelikult pole ausalt ega ka Eestis ei ole lange trend, püüab seda parandada ja püüab inimesi utsitada, et nad igapäevaselt liigutakse regulaarselt. Narva linna jooksul kindlasti üks selline suunanäitaja. Ja loomulikult sihtrühmad on ka nii kohalikud ettevõtted kui koolid kui muud asutused, kus siis töötajatele sõpruskondadel on ühistegemise võimalus ja loomulikult omavalitsused, riigiasutused ja üleüldse ka meie üritused, mis esmakordselt siis sellised suured määrad sealt kokku panevad, ma arvan, et ühiselt teeme sellise päris ägeda festivali, et on nii sporti, kultuuri kui lihtsalt keskustelu ja kokkusaamist. Mul on väga hea meel, et me koos oleme ja koos teeme seda ja loodetavasti meedia võimendab seda veel kord, et teeme Ida-Virumaa ja Narva hästi suureks, et toome kogu Eesti siin. Aitäh! Ja väga tähtis küsimus ka kodanikelt, mis sel aastal saab auhinnad olla? Jaa, auhinnad on vist nagu raskega siin ees, et meil on arvutanud toetajad, kes siis panevad auhinnad välja nii parimatele, kiirematele sportlastele kui ka siis kõikidele osalejatele. Kõik, kes Narva linna jooksul, mis taas distantsi lõpetavad, saavad unikaalse medali. Lisaks on erinevad auhinnad sponsorid, et Tallinn, meie suur koostööpartner, kinnib kõigile osalejatele, kes miilijooksus kuni 10 kilomeetrini läbivad sooduspiletid reisis Helsingisse ja terve rida auhinnad veel. Lisaks on loosiauhindu, lisaks on ulatuslik kultuuriprogramm üle linna, kuldavõistlupäevadel ja tänavalinnapäevadel.
tasub tulla kindlasti mitmeks päevaks Narva transpordiinimestele. äkki saame Stockholmi ka? Mine tea, katsuge rääkida. Aitäh, et kas on küsimusi Narva linna jooksu kohta? See on ausalt, see ei ole ajakirjanik, see on tõsi, et me siis panime jumala teenistusele 5 kilomeetri käimise vahel. See oli ühe. Ja siis sa võid 10 kilomeetrit startida sulle. Keekus ära, siis tuleb 10 kilomeetrit. See oli väga hea. Ma võiks lisada siit omalt poolt, et sport on väga hea integratsiooni selline meetod. Et kui need noored omavahel kokku saavad, siis sport ongi see, palju rääkima ei pea, aga saab koos midagi teha. Ja see soov on küll, või lootus, et kõik noored, kes siia tulevad, ja mitte ainult noored, vaid need, kes siia tulevad, siit lähevad ära vähemalt ühe uue sõbraga, kes on siit kas Narvast või Ida-Virumaalt. Et see sõprussuhted niimoodi ju üksteisel külas käies ju tekivad. Ja nii nagu ka Esko pealkiri on üheskoos, siis ma mõtlen seda, et Eestit on ainult üks ja kõik eestlased, kes elavad üle maailma laiali, kes tahavad hoida seda maad ja aidata kaasa selle arengule, siis nad saavad tulla koju ja seda siin teha. Et me ei loo kuskil välismaal mingisuguseid teisi Eestisid või teisi paralleelmaailmasid, vaid et Eesti on ikkagi siin, nendes riigipiirides, nagu ta siin on. Ja eriti just see piirkond siin vajab kõige rohkem olla tuge ja sõpru välismaal. Mina küsin siis kogumaan kipuvaid küsimusi, et kas korraldajad oskaks natuke detailsemalt ja rohkem kommenteerida, et kuidas on kaasatud meie naaberlinnad Narva-Jõesuu ja Sillamäe selliste ürituste raames, et kas saab selle kohta natuke rohkem teada? Võib-olla siis Narva-Jõesuu esimesena. Ei saanudki päris aru, kes sellele küsimusele vastab peale. Sina oled täitsa õige vastaja. Tõenäoliselt mis see lõpuks. Enda poolt ma võin nii palju öelda, et ma olen saanud väga hea meelde. Esto päevad toimuvad seekord siin Narva piirkonnas. Kui ma esimest korda kuulsin sellest võimalusest, see oli vist eelmisel aastal, kui me tegime eelmise Narvas konverentsi, kui Sirle küsis, kas teoreetiliselt Narva-Jõesuu linn võiks olla ka nende päevade korraldamisest huvitatud. Ma isegi ei teadnud täpsest programmist, ma kohe vastasin jah, kindlasti oleme. Ja nüüd me üheskoos oleme nii kaugele jõudnud, et 30. juunil Esto päevade raames Narva-Jõesuus toimub ärifoorum, kus me jälle üheskoos räägime sellest, kus me täna oleme, kuhu poole me liigume ja mitte ainult Narva-Jõesuu linn, vaid Ida-Viru tervikuna, kuna lisaks Narva-Jõesuu linnale on seal osalejate hulgas ka meie regiooni nimetatud kuulsad tegijad, nii et ma usun, et tuleb korralik ja üritus ja lisaks sellele loomulikult ma usun ka Narvas siin erinevatel üritustel, kuna tegemist on tõepoolest väga suur asjaga ja ma arvan, et igaüks peab selle jaoks aega leidma selleks, et nende ürituste osalemisest osaleda. Ja kohtume 30. Narva-Jõesuus. Me oleme ausalt elamus külalisi ööd tegelikult. No rääkida sellest, ma ei hakanud sellest. Tegelikult on Narva-Jõesuu siiski nendele, kes kaugemalt tulevad, on ju suve sisuliselt üks liin. Tegelikult ma julgen väita lausa niimoodi, et Sillamäe Narva-Jõesuu on üks suur Narva piirkondade regioon. Alustame kohaliku omavalitsuse reformi. Kas Sillamäe linnapea soovite ka midagi lisada? Ainult võib-olla jah nii palju, et mulle tundub ka, et see on väga ajalooline sündmus üldse, et Esto päevad siin Narvas aset leiavad, et kui vaatad seda nimekirja, mis linnad seal on ja teine pool see, et see jääks nii-öelda pealinna, tuleb just siia. Ja loomulikult me ka toetame seda, samal ajal toimuvad ka Sillamäe linnapäevad ja siis me hea meelega võtame
kõik need ESTO osalejad sina veel vastu 30. ja siis näitame neile oma plaane, näitame neile, mis meil linnas on toimunud ja mis meil veel plaanis. Kas Sillamäe linnapäevad on ainult 30. juunil? Linnapäevad on meil 28-29, 30. ESTO delegatsiooni vastus. Hästi, siis mul on teine ettevalmistus. Küsimus, vabandust. Я хотела спросить господина Ильина и организатора, к сожалению, не помню вашу фамилию сходу. А почему забег в мире-то не в Норвегии? Почему на Эпикула? Я, честно говоря, может, по морю будут тут все бегать. Морская же миля, нет? Или это сухопутная, 1609 метров? See on sellepärast, et Narva linna jooks. Ну, kui me kõik oleme siin koos, miks pärast mitte? Meie jooks tuleb aga juuli keskel, kuna Narva linnad üles on merekiiri jooksed, siis selles mõttes me ei hakka konkureerima. Me võitsime neist eeskuju. No selge, mitte. samas on hea võimalus 2 korda osta. Kui tohib siin juurde lisada, siis tegelikult on ka äkki arendamisega suured plaanid, et praegu toimub haldushoone ehitamine ja praegu siis on tõsine kaalumine, kas rajada sinna veel üks selline sporditsaal ja siis tõepoolest koos Narva Jõesuuga, kus küll läheb Järvekülast ka kergliiklustee, et kas me tulevikus mitte jääma konkurentsi pakkuma Lõuna-Eesti Käärikule. Selles mõttes kõik need spordisündmused viivad meid selle ideele lähemale ja mida ma ei saa jätta siin mitte rõhutamata, et kui me istume siin koos praegu Tõnise ja Maksimiga, siis me tihti räägime, et on väga loomulik, et Narva Euroopa kultuuripealinn aasta 2037 ja see, et Narva on praegu Soome kultuuripealinn ja nüüd aitäh siia toodu ESTO üritus, mille me koos ellu viime, on sulaselged harjutused koostööks omavahel ja harjutused suurteks üritusteks ja ka ettevalmistus selleks, kuidas me suulepuga rahvusvaheliste sulalistega hakkama saame, kuidas me suudame omavahel erinevat kultuuriprogrammi välja töötada ja kuidas me suudame seda ellu viia. Nii et minu meelest oleme valinud selle ühise teeraja, mis lõpeb 2037, kui Narva on Euroopa kultuuripealinn. Et me oleme lihtsalt läinud, võib-olla ise väga täpselt isegi teadvustamata ühele pikale kepikõigile või jooksule, mis lõpeb aastal 2037, ma usun, et edukalt, et mul on just sellepärast väga hea meel, et need üritused kuidagi toovad meid rohkem kokku ja koos tegutsema ja loovad sellist ühtset arusaama. Muidugi ma kasutan võimalused kõik, et vaatavad kas arvestavad hiljem järele või vaatavad praegu nüüd kuskil kaugel, kes siis ka näiteks ka 2037 juba kirjutab. Aitäh! Kas kellelgi on veel küsimus? Mul oli veel üks lühike kommentaar, kuna Stockholm sai siin vahepeal mainitud, siis ma tegelikult tahtsin öelda, et täna ESTO meeskonnale ja konkreetselt Peeter Pütsepale nüüd praegu käivad läbirääkimised ühe mitte Stockholmiga küll, aga ühe teise Rootsi linnaga, mis on Karlskrona, üks kohtumine meil selle linna delegatsiooniga juba toimus ja nüüd märtsikuu lõpus me lendame sinna kohale ja tegelikult selle esimese kokkusaamise raames selgus, et meil on väga palju ühiseid võimalikke projekte ja ei ole välistatud, et võib-olla isegi ESTO päevade raames meil õnnestub nendega luua need sõpruslinna suhted, nii et koostöö käib ka selles suunas praegu väga aktiivselt. Siis mul on küsimus sellele, et ESTO on väga suur ja tähtis rahvusvaheline sündmus, vaatamata sellele, et see on ennekõike loodud eestlastele, mis elavad maailma erinevates nurkades, aga ikkagi üritustele on oodatud ka inimesi nii Eestist kui ka välismaal. Ja samamoodi Narva-Jõesuu ärifoorum on muutunud suureks rahvusvaheliseks sündmuseks, kuigi ka Narva päevad tõmbavad hästi palju külalisi kogu Eestis. Et sellega mul on küsimusi meie ajakirjaniketelt, et kas see aasta on ka oodatud, eelmisel aastal, kui ma mäletan õigesti,
Narva järjekorras osales ka härra president. Kas see aasta on ka oodata mingid kõrgemaid külalisi kas Eestist või välismaal? Meil on Laua peal mitu stsenaariumit ja ma võin kindlalt vastata, kuna mul on ametlik kinnitus ministri poolt olemas. Konverentsil on tulemas regionaalminister Piret Hartman, aga lisaks sellele ei ole välistatud, et võib-olla veel keegi, võib-olla isegi peaminister tuleb, sest ma saan aru, et võib-olla maist, eks ju. Me räägime 8. maist ja Narvuse konverentsist, sest äriforum tuleb veel eraldi. Juunikuus suhtes meil oli vist kokkulepe, et võib-olla välisminister tuleb ja meie konverentsi. Või majandusminister. Või majandusminister, jah. Ja presidendi kantselei hoiab igal juhul seda neid kuupäevi seal presidendil, kuidas ma ütlen, nagu markeerituna, et kui midagi maailmas ei juhtu, et president peaks kuskile mujale sõitma, et siis ta tuleks kindlasti Esto laulule siia siis Narva 29. juunil. Kas on teada, mis on kõige kaugemal tulnud külaline, kust kohast see on? Austraalia. Ja neid on ikka kohe päris mitu, nii et nad isegi tulevad siia varem, et tähistada oma 50. juubelit ja teevad sellest nagu sellise suure peresündmuse ka. Et need ei ole ainult mitte lauljad, kes tulevad, vaid sageli tullakse peredega ja just see perspektiiv on sellel Estol, et need inimesed, kes Estodel käivad, nad sageli mõned tulevad alles esimest korda üleüldse elus Eestisse. Et see on nende jaoks väga suur sündmus, sest kaugelt tulla üleüldse ka Euroopasse on keeruline, puhkuse aeg on inimestel piiratud, aga just see mõte, et miks me oleme seda nüüd laulupeoga sidunud, on see, et laulupidu, üldlaulupidu Tallinnas on üks väga suur ja tähtis sündmus ja paljudele inimestele samamoodi mõtlevad, et kui ma nüüd veel elu Eestisse lähen, siis ma tahaksin minna just sinna laulupeole ja siis ma saan selle Esto ka veel. Sest teatavasti on laulupidu selline intiimne sündmus, et sa ei lähe sinna sõpradega juttu rääkima, vaid sa lähed seda muusikat kuulama ja nautima, aga Esto on just nimelt selleks, et saada sõpradega kokku, salakõrtsis võtta üks hõlimõlu või kaks ja rääkida elust, asjadest ja küsida seda, kuidas sul läheb. Ja siis viimane küsimus Dmitrile minu poolt, et kas see aasta tulevad ka seebirallid, need traditsioonilised üritused, mis elavad Narva linna elanike südames, et see kas kunstikupäev tuleb siis juuni lõpus või see jääb juuni alguses, et kuidas sellega praegu on? Ja, see on õige programmi siis, tegelikult me austame Narva peavad täies, et 12.28. juunil just EDKB ralliga, kokkulepped on olemas ja siis kogu see programm on niimoodi, et kõik saaksid vaadata kõiki peamisi üritusi 11 kaupas. Loomulikult on olemas kattuvused ja siis üritusi on väga palju, aga põhiüritused on veel. Ja siis ka kunstnikupäeva on tulemas, siis tegelikult praegu kokkuleppe kunstnikupäeva on olemas, siis see aasta komisjoni tulnud ka isegi 8 päevaks. Ja 20 on see toimub Teemkonnil ja siis märkis ja sinna võivad tuua ja tulevad, ma usun, et inimesed kogu maailmast. Selle aasta eriti ära ja ma usun ka eelmine aasta oli väga erinevaks, kui see oli ka Teemkonnis ja siis seal olid väga erinevad meistriklassid, näitused, väga palju tegevust mitmes keeles. Ja siis sellel aastal ka rääkisin Sirlega, siis oli ka mõte, et kuidagi ühendada neid kunstnikeid ja siis inimesi ka terves maailmas, et nemad ka kuidagi praegu käib see programmi peale töötamine, et nemad teeksid mingi koostööd ja me näeksime seda tulemas ka Narva perede ja Esto raames.
Siis ma küsin meie online külalistel, kas võib-olla on mingeid küsimusi, mis te sooviksite esitada. Küsimusi ei ole, aga meil on ettevalmistatud eraldi ruumid, paar ruumi, kus saab võtta intervjuud ja esitada oma küsimusi, kui on soovi. Aga kas kellelgi on veel seal midagi lihtsada enne, kui me lõpetame tänaseks? Kui ei ole, siis... Mul on võib-olla viimane lühike kommentaar. Meie praktika näitab, et kui keegi on siia piirkonna esimest korda sattunud, siis tuleb nii või teisest uuesti. Ja me ootame sama täiesti osalejad, et vahe üle, kus kohast nad praegu elavad. Kui nad tulevad siia esimest korda, me usume, et nad tulevad taas pärast. Me usume seda ka kindlasti. Aga aitäh kõigile, kes on liitunud täna meie väikse pressikonverentsiga, et nüüd on aega, et saab julgelt võtta kommentaari ja intervjuusid, aitäh ka online osalenud külalistele. Ehk siis kohtumiseni Estos ja Narva päevadel 2025. Aitäh! Kas кто-то хочет по поводу давления, то есть она план, когда можно сейчас, невероятно встреча с Лауре, когда сейчас какой-то